suur aitäh! Ma natukene täpsustan üle, et kui palju mul aega oli? 20 minutit olid need kaks esimest ettekannet ja Okei, no vaatame, kas läheb nii kaua. Tõenäoliselt tekib mingisuguseid küsimusi ja oleks tore ju, kui tekiks ka väikene arutelu, et siis jääb selle jaoks aega ka. Aga ma siis jagan oma ekraani, et ma saan ka näidata. Ei saa praegu jagada, aga seniks, kui mulle kas see võimalus tekib, siis ma tean, kuidas toimetada. Et seniks siis ma räägin natukene oma taustast, et kuna siin on hästi palju välismaal elavaid eestlasi, siis osaliselt olen mina ka välismaal elanud ja saanud sealt ka palju inspiratsiooni nüüd Edumuse jaoks. Et ma tegin oma bakalaureuse Taanis, õppisin rahvusvahelist äri, käisin vahetuses Kanadas ja siis magistri küll tegin Eestis, aga käisin vahetuses Stockholmis. Ja ma nägin, et see rahvusvahelise hariduse kogemus andis väga hea tunnetuse muuhulgas ka, et kui erinevalt haridust anda saab. Ja kuna ma olin nii oma gümnaasiumi jooksul kui ka siis pärast gümnaasiumi lõppu panustanud Junior Achievementisse, mis on üks maailma suurimaid haridus panustavaid organisatsioone, just nagu selliseid NGO ehk siis mittetulundusühinguid, siis sellest ka Edumuse jaoks inspiratsioon tekkis, sest et ma nägin, et ettevõtlusharidusega on meil Eestis juba päris hästi. Meil on nii palju vahvaid inimesi, kes ise panustavad, organisatsioone, kes panustavad ettevõtlusharidusse. Ettevõtlusharidus koos Junior Achievement'i programmiga on hästi praktiline, et õpilased teevadki õpilasfirma ja saavad selle kogemuse kätte. Aga nii palju teisi aineid meie üldhariduses on jätkuvalt lugemiskontrollid justkui, et hästi teoreetilised ja hästi sellised tekstipõhised, et jääb sellest praktikast veidi puudu. Ja sellest tuli ka siis Edumuse idee, et me peaksime rohkem seda praktilisust ja päriselu vaadet tooma gümnaasiumitesse. Nii, aga nüüd ma saan ekraani jagada ka ja ma siis võtan selle presentatsiooni ka, mul on nupp ette. Et jah, sellest sai minu sellise haridusteekond alguse ja me alustasimegi Edumusega sellest, et me tõime Eestis spetsialiste füüsiliselt koolidesse õpetama ja seda väikse koormusega. 3 aastaga jõudis Eesti koolidesse ligi 100 spetsialisti, kes keskmiselt panustasid 2 kontakttundi nädalas. Ehk siis Edumusega nad said tulla kooli oma põhitöö kõrvalt. Ja me lisaks Eestis toimetamisele ka kogu aeg vaatasime väljapoole ja näiteks üks riik, kus me tegevust alustasime, oli Ukraina. Küll aga olles paar aastat sellega tegelenud, siis me nägime ka seda hariduselu seespoolt ja läbi Edumuse õpetajate silmade. Et olgugi, et selline huvi spetsialiste haridusse kaasata on olemas, siis kahjuks koolidel on olukord kohati päris kehva just ajalise sellise ja administratiivse ressursiga. Ja me nägime, et üha rohkem tahavad neid Edumuse õpetajaid kaasata suurema koormusega, aga Edumuse õpetajatel ei ole seda ressurssi ja aega ja neil ei ole ka seda ettevalmistust, et seda teha. Niisiis ühelt poolt koolid tahtsid täiskoormusega kvalifitseeritud õpetajaid, aga see ei ole võimalik, et kohe niimoodi tekivad inimesed, kellel ongi siis kvalifikatsioon, kellel on kogemus ja kellel on kõik maailma asjad olemas, vaid see süsteem on natukene jõudnud sellisesse olukorda, kus me väga palju kulutame oma aega ja ressurssi just nende tulekahjude kustutamisele, aga me ei jõua enam tegeleda sellega, et tagada, et haridus oleks jätkusuutlik kõigile osapooltele, et õpetajatel oleks ka tore koht, kus panustada pikaajaliselt. Ja
sellest inspireerituna siis eelmisel sügisel tuli mõte, et kui edumusõpetajad just kõige rohkem väärtust haridusse tõid valikainetes, kus nende teadmine ja kogemused ongi nii-öelda kõige unikaalsemad, näiteks kui meil ongi pikaajalise pangandus- ja majanduskogemusega inimene tuleb õpetama majandusõpetust või ettevõtja tuleb õpetama ettevõtlust või rakendusbioloogiat, et siis see on midagi, mida tavaõpetaja ei saagi päris niimoodi õpetada. Ja see on see koht, kus nagu nemad just kõige rohkem väärtust lõid. Küll aga tihti ei jõudnud nad alati õpetama täpselt seda spetsiifilist teemat just sellepärast, et oli siis kuskil füüsikas või matemaatikas ka õpetaja puudu ja lõpuks hakati siis seda suuremat probleemi alguses lahendama. Ja sellest inspireerituna tuli eelmisel sügisel mõte, et me võiksime luua distantsõppe valikainete kooli, et edumusõpetajad saaks keskenduda just oma spetsiifilisele nišile ja õppijad üle Eesti saaks võimaluse õppida neid teemasid nii-öelda koos. Et kuna me olimegi aru saanud, et haridussüsteem ei ole veel piisavalt paindlik võrreldes kõigi muude õppimisvõimalustega, mis olemas juba on, aga noorte huvi veebikursuste vastu on Eestis näiteks 3-kordistunud ja seda ka Euroopas. Ja üks selline suurem väline indikaator, mis on meile ka väga palju inspiratsiooni andnud, on just see, et kas siis haridussüsteem päriselt loob seda väärtust, mida ühiskonnale kõige rohkem on vaja. Ja Euroopas on päris selline hea statistika olemas, et näiteks Euroopa tasemel 17% 20–34 aastastest ei tööta ega õpi. Eestis on see protsent 13,6, ehk siis natukene parem, aga mitte siiski päris see. Ja Põhjamaades või valitud riikides, kus on seisud kõige paremad, on see number poole väiksem. Ehk siis, et haridussüsteem saaks paremini tegelikult neid noori eluks ette valmistada selleks, et iga noor leiaks endale tulevikus koha ja viisi, kuidas ta ühiskonda panustada saab. Ja me siis alustasime esimeste valikainetega Edumuskoolis samamoodi. Ja teistpidi ka oleme siis lahti mõtestanud kogu seda haridussüsteemi tänaseid väljakutseid ja tulevikuvõimalusi. Ja siin on mõned slaidid inglise keeles, aga ma loodan, et see suurt mure ei valmista. Et ma räägin niikuinii kõik lahti. Et me näemegi, et täna see nagu selline haridussüsteem on veidi nii-öelda vananenud. Selleks, et tuleviku hariduse nende vajadustega toime tulla, et tööjõu maailmas on meil vaja üha rohkem, üha spetsiifilisemaid erinevaid kompetentse, aga see standardiseeritud haridussüsteem ei võimalda kõike seda noortele ära õpetada, mis siis tuleviku tööjõud võiks teada. Ja meil Eestis konkreetselt täna ikkagi haridus on reguleeritud läbi koolimaja ehk siis selle füüsilise ruumi, kus õpilased on. Personaliseeritus haridussüsteemis on pigem väike ja kõigil õpilastel ei ole päris võrdselt ligipääsud lihtsalt sellepärast, et kus asukohas nad on. Ja teistpidi õpetaja, kui tema see töö ja mõju on piiratud selle füüsilise ruumiga, kus ta on, et ajaga, kus ta parasjagu on, tema töökoormus niisiis ei ole kuigi paindlik ja kuna tema mõju on piiratud, siis ka tema sissetulek piirdub täpselt sellega, mis on ette nähtud. Ja mida me näeme, et kuidas haridust saaks võimendada ja skaleerida on just läbi tehnoloogia kasutuselevõtu. Et distantsõppe perioodil küll paljudel koolidel on pigem negatiivsed mälestused distantsharidusest, aga ma näen, et asi ei ole mitte distantsõppes iseenesest, vaid pigem tolleaegses sellises kriisijuhtimise võimekuses.
ehk siis neid peaks eristama, kuigi seda on tagantjärge väga keeruline teha. Ja niisiis me näeme, et võttes sellist distantsilt õppimist rohkem haridussüsteemi osaks, me saame anda parimatele õpetajatele võimaluse oma mõju võimendada ja nii siis ka oma sellist majanduslikku sissetulekut võimendada. Ja teistpidi õpilastele olenemata nende asukohast võimaluse anda nendest kursustest osa saada. Ja läbi selle, et tekib palju alternatiivseid kursuseid, saavad õpilased ise oma haridusteed personaliseerida. Kui tänases haridussüsteemis pigem on see ikkagi õpetaja käest oodatakse seda, et ta jõuaks iga õpilaseni klassiruumis ja suudaks talle pakkuda siis sellist personaalset lähenemist, siis arvestades seda, et õpilaste täna on kopeeritud oma asukoha ja vanuse järgi, siis tegelikult see tase, millega nad on, võivad olla väga erinevad. Ja kui nad valivad ise kursuseid, millest nad osa võtavad, siis me näeme, et see grupp saab olema palju homogeensem. Ja sellise tehnoloogiast võimendatud lähenemisega me saaks õpetajate töökoormust samamoodi natukene optimeerida, ehk siis teha nendele õpetamisvõimalus täpselt sellises koormuses, mis nemad parasjagu teha suudavad ja tahavad. Ja ma näen, et kui me Eestis loome selle järgmise haridussüsteemi paradigma, kus õpetajad saavad olla tehnoloogiast võimendatud, jõuda rohkemate õppijateni ja me ei sõltu enam sellisest füüsilisest klassiruumist, siis see on midagi, millega väga paljud teised riigid tahavad ja saavad ka kaasa tulla. Et ühelt poolt juba sellepärast, et Eesti on PISA tulemustega palju tähelepanu saanud, aga teistpidi on ka väga paljud teised riigid, vähemalt meie hinnangul, jõudmas haridusega samasse tupikusse, kus me ise oleme jõudnud, et me tõstame õpetajate palkasid, teeme endast parimat seda õpetaja tööd just atraktiivsemaks muuta, küll aga siiski on õpetajaid pidevalt puudu ja see töö ja tasustamine ei ole paljude hinnangul õiges tasakaalus. Aga ma näengi, et asi ongi süsteemis endas, me peame seda süsteemi muutma paindlikumaks, nii nagu paljud teised valdkonnad on suutnud tehnoloogiat ja oma protsesse parendades oma süsteemi muuta efektiivsemaks, siis on see ka võimalus hariduses. Ja kui me Eestis oleme julged ja teeme need järgmised sammud esimesena ära, siis tulevad esiteks teised riigid sellega kaasa ja teistpidi on see Eesti haridusele ja Eesti haridustehnoloogia ettevõtetele suur võimalus. Ja sellistes optimistlikumates dokumentides oleme rääkinud sellest, et kuidas haridusest võiks saada kuluartikli asemel hoopis tuluartikkel, sest et see on meil siin nii suures hinnas, et miks mitte võiks ka teiste riikide õppijad tahta meie tööriistadest ja miks mitte õpetajatest seeläbi osa saada. Ja kuna siin on palju, ma esindan ikkagi Edumust, ja siin on palju erinevatest riikidest inimesi, õpetajaid, koolijuhte, siis me oleme pidevalt tegemas väikest turu-uuringut, et aru saada, millistes riikides ja kus selline mudel, nagu me Edumusega juba täna toimetame, võiks toimida. Ehk siis, kui te selle QR-koodi sisse oma telefoni panete, siis te saate juba meil seal tagasisidet anda, et kas teie, kus selles riigis, kus te parasjagu olete, võiks Edumus toimida ja kuidas täpsemalt. Et Edumusega, siis ma kordan üle, et meie oleme platvorm õpetajatele ja sisuloojatele selleks, et nemad saaks distantsilt õppimiseks kursuseid kokku panda ja õpilastele edasi
edasi anda samamoodi. Et need kursused koosnevad nii siis veebitundidest kui ka iseõppimise osadest ja nüüd edumusega, edumusskooliga kevadpoolaastal piloteerisime juba ja nüüd sügisel oleme juba väga paljudes Eesti koolides, nimelt 1/4 meie gümnasiste juba saab edumusskooli kursustest osa võtta niimoodi, et kool neil selle kinni maksab ja kõik kursused kõigil õpilastel lähevad valikainetena gümnaasiumis arvesse. Vot, aga kui meil on natukene aega, siis selle asemel, et ma siin monoloogi pean, ma hea meelega kuulaks ja vastaks mõnele küsimusele, kui need võiks olla tekkinud. Minul on küll küsimus, et kas väliseesti õpilased saaksid individuaalselt ka nendest loengutest osa võtta või seminaridest ja kas see graafik või plaan on kuskil väljas, mida edastada? Ja väliseesti õppijad saavad edumusskooli kursustest osa võtta küll. Ja sel juhul praegu me küsime siin vormis ka kooli nime, kus õppija käib, aga nii, ma võtan kohe siit ette, et selleks, et vormis edasi saaks, siis me võime mõelda, kas me paneme nagu kooliks väliseesti õppijad või midagi sellist, et nad selle nii-öelda kooli valiku taha kinni ei jääks. Kõik edumusskooli kursuseid muidu saate siin chatis olevast lingist vaadata. Paljud neist sel sügisel on juba alanud, aga nii nüüd oktoobris-novembris on tulemas ja kindlasti hästi palju kursuseid hakkab ka jaanuaris, sellepärast et tavalised Eesti koolid just niimoodi septembris ja jaanuaris valivad uusi valikaineid, millest osa võtta. Gümnaasiumi tase. Just, aga meil on ka õppijaid 9. ja 8. klassist. Neid küll vähem, aga sest et meie sihtrühm praegu on Eestis just gümnaasium, sellepärast et seal lähevad need valikained arvesse. Seal on meie põhikooli ja gümnaasiumi seadus ette näinud, et õpilased peavad valikaineid õppima. Põhikooli osas seda veel ei ole, aga õppida nad saavad sellegi poolest, kui neil see huvi on olemas. Kas see hind on tunnipõhine või kursusepõhine või kuidas see kujuneb? See hind on kursusepõhine ja see on kujunenud vastavalt Eesti õpetaja miinimumpalgale ja me oleme selle hinnastanud niimoodi, et Eesti koolidele ei oleks sellise 15 õppija puhul nagu vahet, kas nad siis korraldavad selle kursuse rahaliselt ise või nad saadavad õppijad edumusskooli õppima, aga edumusskooli puhul ongi siis see, et iga õppija saab valida täpselt selle teema, mis talle ise nii-öelda huvi pakub. Aga ma saan aru, et praegu probleem on see, et teil on koolide kaupa, et sellised üksikud huvilised ei saa osa võtta. Nad saavad osa võtta, aga registreerimisvormis me küsime kooli nime, kus ta käib. Muidugi üks variant on ka see, et kui siin Eesti koolid üle maailma näevad, et see oleks midagi, mida võiks pakkuda ka teie kooliga seotud õppijatele, siis te võite mulle sellest teada anda ja me saame kohe teie kooli sellesse nimekirja lisada, olenemata sellest, et see kool ei pea olema nagu Eestis, me lihtsalt praegu veel ei olnud veel nii kaugele jõudnud, et me saaks üle maailma kõiki koole lisada. Aga me saame neid ükshaaval teha. Et näiteks kui Londoni Eesti kool, keda ma siin näen, tahaks seda võimalust kooli õppijatega jagada, siis me paneme Londoni Eesti kooli sinna kirja ja siis me kohe pärast saame ka nii-öelda välja võtta, et kes on need õppijad, kes siis Londoni Eesti koolist on edumusskooli kursustele registreerunud ja kuidas neil läinud on. Kas sa saad mõne kursuse nime õhku visata, mis
võib-olla Eestiga rohkem seondub, mis välismaal oleks nagu oluline, et nähtavasti nad matemaatikat võtma ei hakkaks, aga millest meil see jutt käib? Nii, minu arvates võiks olla, no vaimse tervise ja psühholoogia kursused on praegu ülipopulaarsed olnud, aga need on nüüd täis ja käimas ka. Siin on kursus nagu koostöö ja suhtlemisoskused, mis võiks olla päris tore. Ja näiteks Eesti kaasaegne linnakultuur Tallinna näitel, mida seda viimast Jaak Juske veab. Siis jätkusuutlikkuse teemad on põnevad ja olulised, et neid tasuks vaadata, siin on nii eesti kui ka ingliskeelseid kursuseid ja mulle väga meeldib kaasamine mitmekesises ühiskonnas. Ma arvan, et sellise kursuse puhul on just hästi põnev see, et kui need noored tulevadki päriselt nagu erineva taustaga kohtadest, et kuidas siis see mitmekesisus välja tuleb ja kuidas nemad maailma näevad ja kuidas nemad näevad näiteks teisest rahvusest või teise nahavärviga või teistsuguse nii-öelda, ma ei tea, orientatsiooniga inimesi, ja kuidas nendesse siis suhtuda, et ma ei tea, Kohtla-Järve noorel kindlasti on teistsugused kogemused kui mõnel Londoni noorel, aga ma arvan, et see oleks midagi, mis oleks kõigile väga rikastav. Et jah, siin on mängudega seotud paar kursust, see rakendusbioloogia, kasutajakeskne disain ja prototüüpimine, mis ma arvan, et on väga teemas just tänapäevases maailmas. Rahatarkus on hästi popp, aga seal ei ole veebitunde nii palju, et see on hästi iseseisev. Ja siis ongi, praegu jõudsin siin leheküljel lõppu. Küll aga ei pea see koostöö olema ainult ühtepidi. Ehk siis lisaks sellele, et Eesti noored üle maailma võiksid õppida Edumus Schoolis neid kursuseid, mida me siit Eestist oleme korraldanud. Kui teil on vahvaid mõtteid, mis on need kursused, mida näiteks ma ei tea, London siin praegu paistabki mulle kõige rohkem silma. et mis on need teemad, mida teil oleks jagada ja mida siis noored jälle Eestis võiks võtta. Et jah, aitäh, Aili, Eesti ajalugu oleks üks vajadus. Jah, see ongi siuke huvitav, et praegu ajalooteemalised kursused nagu Eestis olevatele noortele ei ole nii huvitavad olnud küll, aga kui on huvilisi, siis kindlasti leiab ka nendele õpetajad ja kes siis nii-öelda neid kogemusi jagaks, et ma näen, et muuseumi pedagoogika on ülipõnev teema, mida minu arust võiks rohkem hariduses rakendada ja näiteks Eesti Ajaloomuuseum võiks küll tahta teha mõne vahva kursuse Eesti päritolu noortele üle maailma. Ja kui see jah. Mul oleks üks küsimus. Tere. Aga kuidas oleks sul on sellisel, kuna ma olen Chicagost USA-st, siis meil on ajavahe 8 tundi ja muidugi Eesti koolidel, mis toimivad nii kaugel, nendel ei ole ju raha kursust maksta ja täiskursust veel kindlasti kinni panna, et missugused võimalused näiteks meil oleks selleks? Ja, et ajavahe kindlasti natukene nüüd hakkab rolli mängima, et meil on see nii-öelda cohort-based learning ehk siis see veebis kokkusaamine on ka olulise aspektina ja ma näengi, et just kui me räägime noortest üle maailma, siis just see sotsialiseerumine siin veebikeskkonnas on ühe kõige suurema väärtusega. Niisiis me Eestis praegu oleme ajastanud need kursused pärast lõunatele, ehk siis praegu päris mitu tundi käib. Ja kui teil on vist hommik, ma saan aru seal, siis kui selle aja leiab, et kus võimalikult palju noori võtta osa saaks, siis ma arvan, et see on täitsa tehtav. Või siis me saame näiteks laupäeva peale neid kursuseid planeerida, mis siis tagab selle, et ei lähe koolipäevaga vähemalt konflikti see kursuse aeg.
Ja no, kursuse hind 40 eurot. Ma arvan, et see on üsna soodne, et tava nagu täiskasvanu koolitusmaailmas on see täiesti nii-öelda alla igasugust arvestust hind, aga hariduses kahjuks normaalne. Et üks kursus ongi 35 akadeemilist tundi ja no, sel juhul võiks loota, et kas siis need vanemad saavad kinni maksta või siis no, ma ei tea, me oleme erinevate organisatsioonidega ka koostööd tegemas, kes mingisuguseid kursuseid oleks valmis mingitele õppijatele kinni maksma, nii siis kui selles osas on mingeid mõtteid, siis igasugune selline koostöö, ma arvan, et on ka vägagi võimalik. Et meie jaoks ongi oluline, et mingi grupp saaks kokku ja õpetaja on lõppkokkuvõttes see, kes ise otsustab, et mis on tema jaoks miinimum ja maksimum grupi suurus. Et meil on kursused alates 3 õppijaga, aga psühholoogia kursus oli nii populaarne, et seal oli üle 100 õppija, et õpetaja oli valmis selle grupi endaga kaasa võtma ja noh, nii siis see on nagu kõigi osapoolte otsustada, et kas neile see parasjagu sobib või mitte. Maria, ma arvan, et siin on meie läbirääkimiste koht, võib-olla me saame kuidagi keskselt seda võimaldada. Jah, aga minu arust oleks väga tore, kui noh, ma näengi, et nõudlust Eesti haridusele ka nendest riikidest, kus seda otsest seost Eestiga ei ole, on päris palju, sest et paljud noored tahavad oma ülikooli näiteks Euroopas just jätkata ja kui nad juba mingi osa oma haridusest kuidagi saavad näidata, et nad on Euroopa haridussüsteemist juba osa võtnud näiteks Edumuskooli kursuste näol, siis need võimalused Euroopas õppida paranevad sellest ja ma näen, et kui me Eesti haridussüsteemi niimoodi rohkem avatumaks muudame ja siis on ka võimalus meil seda Eesti mõtteviisi ja Eesti lähenemist jagada ka nende inimestega, kellel võib-olla täna mingit seost Eestiga ei ole. Nii, kas me saime selle teemaga lõpusirgele, et kui praegu ei ole rohkem kommentaare või küsimusi, siis ma tänan igal juhul Mariat ja vaatame, mis me siit poolt teha saame. Võib-olla õnnestub suurematele noortele, kui tavaliselt Eesti koolides on pigem väiksed, eks ju, aga kui me suudame gümnasistidele midagi pakkuda, siis võib-olla me saame seda ka teha. Igal juhul aitäh! Suur aitäh teile, ma pean praegu jooksma, aga ilusat õhtut või hommikut. Tšau!